Nii, nüüd üritame siia teistpidi teljestiku peale saada, või seda talastikku. Ja ma praegu vaatan, et siin oleks mul vaja veel üks 500 offset teha, et see terrassiserv siin õige koha peale saaks. Nii. Et keda nüüd häirib, siis võib selle terrassiserva ära korrigeerida, panna see siis nendesse, no, panna siis korrektselt mööda neid jooni jooksma. Selle sundnapsamise ma saan niimoodi, et ma vajutan klaviatuuri peal shift-klahvi alla ja siis parem hiireklahv, siis tuleb see sundnapsamise variant. Nii, shift ja parem hiireklahv. Shift ja parem hiireklahv, intersection, tõps siia. Siit äkki ta läheb sama, ei lähe. Intersection. Nii, nüüd on raam korrektne. Et teistpidi talastik peaks tulema siis nüüd selle, ma salvestan ka vahepeal, ma ei olegi salvestanud, väga inetu minust, viisakas oleks ikka salvestada. Et teistpidi talastik tuleb siis poolemeetrise sammuga pealistalad. Et pealtpoolt näevad nüüd välja samasugused nagu alustalad, et võib siis joonistada siia selle, noh, mis pikkusega tala me võtame, ütleme, et meil on kõik need 4200 pikkusega ja 50. Nii, midagi läks nüüd untsu. Ma panin mingi numbri panin liiga suurele. Võtame uuesti. Nii. 4200, 50. No, hoopis teine asi. Nii, ja kopime nad siis siia ühte ritta. Vaatame, kuidas selle pikkusega sobib. Nii, no siit saab selle otsa lühemaks teha. Muidu päriselus oleks mõistlik, et need ühenduskohad ei oleks täpselt ühe koha peal, aga seda saab nii-öelda töö käigus teha, et ma joonistan siia ühe ühendustüki, mis oleks siis meeter pikk, 1050 ja liigutan ta siia meeter on midagi suht vähe, tegelikult võiks siia veel pikemana. 2 ühendust ja selle teeme siis natuke lühemaks kuni servani. Nii, siit ma saan rahulikult selle talastiku kopeerida ja nüüd ma tõesti kasutan array'd, sest neid on nii tüütult palju. Ja array on siis siin home ribboni peal modify aknas, ta automaatselt paneb siis 4 tulpa ja 3 rida. Tulbad panen 1 ja ridadega nüüd
ridade samm 500 ja vaatame, palju neid siis siin nüüd selle 500-ga mahub, et võib siit noolest tõmmata, vaatame. Nii. Siiani on väga hea. Et laua ots saab natukene üle ka olla, ei ole hullu. Et oluline on nüüd siis välja mõelda need väiksed osad. Nii, siin nüüd võib selle array kinni panna, see assotsiatiivsus oleks parem, kui oleks väljas. Close, nii, ja siin nüüd need talad, mis siia jäävad, need üritaks välja vahetada, et panna siia siis täispikkusega talad. Vaadata, mis siis saab. Nii, kahjuks ei jätku sellest pikkusest, tuleb siia veel üks jätk teha. Siis stretchiga, selle lõikava aknaga saame need talad korraga lühemaks teha. Ja paneme siis siia jätkud ka peale. Siia serva saab panna veel ühe tala. Ja siis nii, vaatame, mis edasi saab, paneme selle teeme lühemaks. Ja kopeerime seda siis teise serva, vaatame, kas siis sealt teisest servast 500-ga alla tulles saab. Paneme sellega array'ga. Nii, need turbad on jälle 1. Siia paneme sammuks siis -500. Ja venitame pikemaks, vaatame, palju neid siia mahub siis. Väga hea. Nii, close array. Vaatame, kuidas siis see tala sobib meil teise vahesse. Siin on natuke väiksem vahe, teeme siis lühemaks. Array, tulvad 1, ridade vahe 500, vabandust, -500. Nii, ja venitame siis selle jälle täis. Nüüd me võime ütelda, et meil on põhimõtteliselt see alustalastik olemas. Ega terrassi peal see laudis iseenesest ei olegi nii väga tähtis, et see alustalastiku joonis ongi olulisem. Et mõned terrassi ehitajad panevad servadesse veel brussid. Iseenesest, kui servo panna terrassi laud, siis see terrassi laud ajab samamoodi asja ära, et selles mõttes ma ei näe vajadust, et siit neid brusse serva panna. Nüüd oleks ilus siis panna mingid jutud juurde, paneme näiteks 0 kihi peale siia jutud juurde, et see on siis nüüd see tuleb praegu liiga väike. Jätame selle jutude panemise ikkagi paberisse, et paneme selle
joonise kõigepealt paberi peale ja siis vaatame, kuidas need jutud siia juurde saab, kui ma jõuan nüüd selle 15 minuti sisse, praegu on juba 10 minutit läinud. Et kuna siin mul sellist layout ei ole, kus oleks paberi vormistus, ma pean selle importima, et teen selle layouti kirja peal parema hiirekliki, üleval teine on from template ja nüüd ma pean siis otsima üles mõne joonise, kus kohas on mul see kirjanurk olemas. No, näiteks 3 vaatel on juba täitsa olemas. Pean siit open, ta küsib, milline nendest layoutidest, no tõenäoliselt on see, ma päris kindel ei saa muidugi olla, et see esimene on, äkki on hoopis see 3. Vaatame, okei. No siin igastahes on. Selle olemasoleva vaateportsu võib ära kustutada ja layouti ribboni pealt insert view. Siit võtame uue enteriga kinnitame ja paneme ta siis siia paika selle 1/100 mõõdus. No okei, 1/50 ta ilmselgelt ei mahuks ja 2 korda suuremana. Las ta siis olla 1/100. Kirjutame siis siia ka, et on 1/100. Ja joonise nimi on siis, ma mäletan, mis selle joonise nimi sai siia märgid, vaatame, joonis J1, no paneme siis siia ka joonis J1. Doppelklikiga kirja peal saab hakata seda parandama. Nüüd selle tahaks panna sellise kihi peale, mida ei näita, aga siin mul sellist kihti praegu ei ole, et ma pean sellise kihi tegema. No, teeme siis ühe kihi, paneme sellele kihile nimeks abikiht. Ja abikihi omaduseks siis see, et seda ei trüki. Ja paneme selle siis nüüd raami abikihi peale ja lülitame abikihi välja, siis ta ei näita seda. Nii, ja nüüd on siis võimalik siia panna külge nii mõõdud kui ka jutud, et jutt näiteks siin, et see on siis nii, esimene on pandud, teine on siis, paneme näiteks siia selle. Samm nüüd päris täpne ei ole, et seda, kui suur on samm, seda me saame siia panna siis näiteks mõõdud peale, eks. Et ei ole mõtet siis näidata talast alani sammu, vaid paneme niimoodi ja siis võtame annotate ribboni peal continuous ja paneme järjest siia need mõõdud peale. Nii, siin oli nüüd komaga, see ei ole ilus. Seda kohe likvideerime ära, see komaga mõõdu. Et selle jaoks on siin võimalik selle väikse nuule peale klikata. Võtta ISO 25 siis modify ja